show. Ehk siis, kui palju maksab siis loesurf? See on see küsimus, mida tihti küsitakse minu käest ja ma usun ka teiste surfarite käest. Ja antud videos ma püüaks sellele vastusele, sellele küsimusele anda vastuse ja räägin muidugi enda vaatenurgast ja kuidas mina olen üldse enda varustust soetanud ja kui palju see on mul maksma läinud. Alustaks sellest, et see on ka väga suhteline küsimus, kui palju see loesurf maksab, eks. Et number 1 teema on koolitus, eks, kas tasub või ei tasu. Kindlasti tasub, aga sellest räägiks ma eraldi muus episoodis või ma ei tea, vlogis, eks. Et ja siis nüüd edasi nagu varustus, et millest üldse koosneb ja miks see hind on nii suhteline, et igat asja saab ju osta ju nagu maksimaalselt kallilt, eks. Need on ka seal loetootjad ja lohevarustuse tootjaid on ka erinevad ja ka hinnaklassid on tugevasti erinevad. Jällegi, kas sa tahad osta kõik kasutatud või kõik tutikad asjad, eks ju. Ehk siis selles muidugi oleneb ka hind. Siin autoroolis peab keskenduma ka, mis toimub tee peal, eks. Aga jah, et kui palju seda läks maksma minu näitel ja mida ma üldse endale ostsin. Et siis alustan sellest, et ilma milleta nagu kindlasti ei saa. Et alustaks siis riietusest, et see on riietus üks asi, mis Eesti kliimas kindlasti on vajalik, kuna meri meil ei ole kogu aeg väga soe, nagu see aasta, eks. Aga isegi kui ta on soe, oleks mingi õhemaga lipso vaja kindlasti selga panna, muidu lõpuks päikesepara ja ma usun, et kehale pole kõige parem. Ehk siis riietus on ainuke asi, mis on kalipso, eks. Neopreen tootest, materjalist, ma ei tea, riietus, eks, mis tõmbad nagu trikoo või peale, eks, ja ta on erinevate paksustega ja siis põhimõtteliselt sul ei ole külm, saad sõita, eks, kas või talvel. Et mida paksem, seda soojem ja ma ei hakka eraldi midagi kalipsust pikalt nagu rääkima, et ilma kalipsust ei saa. Kui sõidate ka talvel, siis kindad, sussid ja on ennast kalipsad koos kapuutsiga ja kui on ilma ostate, siis on vaja selle kapuutsi või mütsi eraldi juurde osta ja seal on ka erinevused ja ütleme, need sussid ja kindad maksavad umbes, ma ei tea, 30, kuni 100 euri välja, eks, selles vahemikus. Seda ma ei soovita kasutatud osta, kuna ikkagi võõras inimene kasutas ja digistaja ja nii edasi oli seal, eks, kuidas ta hoidis seda, no ma ei tea, kuidagi tundub, et riietus võiks ikkagi olla tutikas. Ja hinnad on seal täis kalipso, eks ju, hind circa, ma ütleks, 130 kuni 500 välja, eks ju, maksavad. Kõik oleneb tootjast ja neid kalipsosi ka väga erinevaid brände, erinevaid seal klasse ja nii edasi. Et siin peate ise uurima, eks vaatama, et kumb teile rohkem meeldib ja missugune on rohkem taskukohane. Ma ise endale vandil hoian 2 kalipsot, üks on 5-4, mis on suhteliselt paks, millega saab ka talvel sõita, eks ju, ja 6-4, ka mis on veel paks, on täitsa talvine, eks ju. Kuna siis ilmad on sellised nagu on, eks ju, ma kannatan ära, et väga palavate ilmadega on sellega suhteliselt jõhker sõita 5-4-ga, eks ju. Aga no, hakkama saab. Nii. Riietud olemas.
edasi, meil oleks vaja siis millega sõita, ehk siis lohe ise. Lohe siis, mille abil me sõidamegi, mis on üks nii-öelda vahenditest, mille abil me sõidame. Need on ka jällegi erinevaid, et need ligitatakse erinevate brändiga, eks ju, siis on erinevad sõidustiilid, nendes ei hakkagi rääkima, pole suur spetsialistid Artur Alas, seal on, ma ei tea, Freeride, siin need, kes seal hõpavad, Big Air ja ehk siis neid stiile on seal päris palju, et missuguseid neid loheisi on. Aga põhiline erinevus on ikkagi bränd ja siis meetrid, ehk siis ruutmeetrid, kui suured nad on. Seal peab ka lähenema vastavalt siis inimese kehakaalule ja üldse oskustele ja nii edasi. Need lohed ka väga palju erinevad ja eks päris palju informatsiooni seal selles võiks ka jällegi eraldi rääkida. Aga ma pole antud alaselt tugevat sellest rääkida, siis ma äkki üks hetk hõpan mingi teadlikuma inimese juurde, kes saaks natukene tuua selgust, et mis vahe neil on ja kuidas seda üldse valida, eks. Aga seda ikkagi tulevikus. Aga jah, ütleme lohed, eks, et lohehinnad varieeruvad kuskil, vaatab tutikad, eks. Tutikad on kuskil, ma ei tea, 7 sotis kuni 2 tonnini välja, eks. Usun, et võib ka leida kallimad, eks. Aga siin on näiteks mina pole momendil ühtegi tutikad ostnud. Äkki sellepärast, et mul pole lihtsalt pappi, see ka üks variantidest. Aga olen momendil kasutatud ostnud ja nagu olen täitsa hakkama saanud. Ja kui rääkida kasutatud lohede hinnast, siis seal hinnad varieeruvad ka jällegi kohast satud peale. Circa, ma ei tea, 3 sotiga isegi soodsamalt saab lohe ja kallim võib kogu aeg olla, eks, aga kui seal üle tonni läheb, siis pigem vaataks juba uut, eks. Aga jällegi, kui hind läheb alla, ma ei tea, 2 sotti, siis pigem on küsimus, et kas see lohe on ikkagi korras, eks, kas ta on ikkagi normaalne, kas sellega saab ikka sõita. Ja ma ei soovitaks väga vana lohed ka osta, kuna lohed ikkagi areng ikkagi aastatel ikkagi on sees, eks ju. Mul tundub, et see areng on, ma ei tea, kui ütleb 2000 aasta või 2001 aasta või siis, ma ei tea, 19 aasta, ma usun, et seal suurt vahet eriti ei tunneta. Aga kui sul mingi 2010 aasta lohe, siis no pigem, ma ei tea, mina ise püüan, minu kõige nagu vanem lohe on 2015 aasta ja alla seda ma püüan mitte minna, kuna eeldame seal juba teised tehnoloogiad ja pole nii turvaliselt. Suhteliselt jama on, kui sa oled kuskil merel sõidad ja lohe läheb perse ja lähed kuhugi mere peal. See pole küll meeldiv. Okei, ehk siis lohe keskmine hind kasutatud circa 5 sotti saab ühe lohe kätte. Lohesi tavaliselt oleks vaja, ma ei tea, 2000 näiteks. Üks tormise ilma jaoks teine natukene rahulikum. Mulle endale antud hetkel on neid 4 ühte mõin või on isegi 5. Ühte ma mõin, teine on seal nii vana, et ma ei teagi, kas on mõtet täna mõia, eks lihtsalt vedele. Et siis mul on 9 ruutmeetrine, 12 ruutmeetrine ja 17. Ehk siis see katab minu peaaegu kõik tuuled ära. Vaikse tuule kuni tormini välja, ma põhimõtteliselt saan endale valida õige lohe vastavalt selle ruutmeetrile, eks ju. Ja sellega siis minna sõitma. Et kuna tuule võimsusse regullida ei saa nagu föönil või muul instrumendile, siis peab nagu vaatama, et kui sa ikkagi sõita lähed, siis need lohe valikud võiks sul olla, ehk siis lohe. Mis lisandub lohele juurde koheselt on poom, see on põhimõtteliselt see pulk, kus tulevad liinid nöörid, eks lohe külge, mille abil sa juhid lohed. Nende hinnad kasutatud on kuskil saab 50 kuni, ma ei tea, 3 sottini välja, eks ju. Võib ka kallim olla selles vahemikus, kuid tutikad osta, siis on, ma ei tea, 500 kuni, arvatavasti kuni 1,5 tonni võib minna. Ja see on ka neid erinevaid, eks ju, erinevaid stiile ja erinevaid poome. Siis siin peab ka eraldi sellest rääkima, need on ka nii palju erinevaid. Aga jällegi see on kõige kallim asi. Ehk siis lohe, poom ja läheb allapoole, siis poom käib meil trapetsi külge, siis, kus see kinnitub meie keha külge ja mille abil siis ta siis nagu meid tõmbab, eks.
me ei hoia seda käed, eks on ikkagi poom on selle keha küljes, korpuse küljes. Ja ta siis meid tõmbab ja me nii-öelda sõidame, siis see on trapets. Trapetsi hinnad kasutatud alates 5G kuni ma ei tea 2 sotini välja, võib-olla isegi natuke kallimad. Jällegi oleneb brändist ja nereseks. Ja tutikad algavad, ma olen näinud, 120 eurost kuni 5 sotini ka välja. Võib-olla isegi natuke soosam või natuke oletada. Minul endal on üks trapets, kunagi sain ostetud tutikana. Ma ei mäleta, kui palju ta maksis, äkki oli mingi 2 sotti. Tõesti, ma ei mäleta, aga ta pole kõige kallim. Põhjus miinuseks. Ehk lõpuks ma olen kokku võtta, kui palju üldse, kui näiteks kasutatud ja uued, palju see maksma võib kokku ütlikult minna, eks. Nii, meil põhiasjad on olemas ja puud on üks asi. Laud, ehk siis see laud, mille abil saab siis libised siis mööda vett, eks, või mööda lained, eks, mis iganes. Ja laudasi on ka jällegi nii 1000 erinevat stiili, on twin tipid, on one directionid, on see foilid, mis on, ma ütleks üldse eraldi stiil, eks ju. On ka mingis hübriidid lauad, kus on siis need on ka jällegi väga palju, ma pole selle lohevarustuse suurem spetsialist. Mul on teatud spetsialistid, äkki ma ei tea, Noworki poisid aitavad mul mõni päev teeme mingised teemalisi videosid, kus ma natukene räägime, et teatud asjadest, varustusest, natukene selgust luua, mida seal peaks üldse vaatama ja mis variandid seal üldse on. Aga okei, lauad. Laudade hindade ka circa 100-st, kui me räägime kasutatud, kuni ma ei tea 5 sotini, kuni tonnini võib välja minna. Ja uued on alates kuskil 250 kuni jällegi kuni 2 tonnini, kui üldse välja võib minna. Neil on ka erinevus, on see diameter ise, ehk see pikkus ja laius. Mida suurem inimene oled, seda suurem inimene tähendab kaalu mõistes ja ka pikkuse mõistes, eks ju. Mida laiem see laud ja pikem, seda parem on see pidavus vee peal. Kui on laud liiga väike, sa lihtsalt vajud vee alla. Ja ma siis laua hinnad, siis ma rääkisingi juba, et mis vahemus seal on, et ma löön kokku siis kõige soodsamad hinnad, palju see üldse kokku läheks maksma, kui me tahame lohega sõitma minna. Lisaks lisame kaudse selle koolitusmaksumuse ka peale, kuna ilma koolituseta ma ei soovita teil üldse alustada, kuna selline spordiala võib tekitada väga palju lõbusaid ja häid ja sellised positiivsed emotsioone, kui ka vastupidi, ta võib olla väga valus, ta võib tekitada traumasid, ta võib olla väga mittemeeldiv, kui mitte teada, mis on see ohutustehnika ja kuidas peaks ennast käituma teatud situatsioonid ja nii edasi. Et ilma selleta kahjuks saab, aga kas te tahate riskida enda eluga või kellegi teise eluga, sellepärast mis tervisega, kuna te võite, kui mitte ennast vigastada, võite kellegi teist vigastada sellega. Et mille jaoks, et pigem kulutage see mingi 200-300 euri, kus sa saad normaalse koolituse, normaalse varustuse ja asjad tunnetuse kätte ja siis sa tead, kas sa on mõtted üldse seda järgmist varustust osta või mitte. Ja vaatame ühte positiivset momenti. Positiivne moment on see, et varustuse ostad põhimõtteliselt üks kord, eks sa ei pea iga kord seda uuendama, sa sõidad selle kohe. Jooksvalt, kui sa saad selle maitse kätte, siis sa katsetad, proovid ühte loed, teist loed, sa suhtled erinevate inimestega, kes tegavad ka lohesurfiga ja sa võid ühe maha müüa, ostad teise peale ja varustus hakkab tasakese kogunema. Esialgu tundub jah, ta natuke kallis, aga sa ei pea ju kohe kõik ostma. Võid osta ühe laua, trapetsi, poomi, selle lohe, eks ju, kalipso ja asi toimib. Et polegi rohkem midagi vaja, siis jooksvalt ostad juurde, see kogemus tuleb ja teadmised tulevad ja pole hullu midagi. Siis kuidagi nii. Ma väga loodan. Tuttavad, sõbrad, sugulased, võõrad inimesed, surfihuvilised või kes seal iganes, kes seda vaatab, eks ju. Et
kas saite umbes teada, kui palju see maksma võib minna ja kas see siis spordiala on teie arust kallis? Ma ei tea, panen selle hinna kuhugi siia, vaata videosse, kui ma oskan ka liimida, et kas on kallid? No, ei ole ja tänapäeval saab seda kõik liisingusse võtta ja nii edasi, et aga jällegi kõige soodsam ka ei ole, et kui mõtled sellele, et minna jooksma, siis jooksmine on kindlasti soodsam, aga jällegi jooksu jaoks on vaja tosse vasta. Ühe teema ma oleks peaaegu unustanud, mis on väga veel vajalik loesurfiks. Pump, ehk siis lohepump, ehk siis lohet on vaja täis pumbata. Et, ja selle jaoks vaja pumpa, et muidugi on inimesi, kes kogu aeg küsivad, kas pumpa on, kas pumpa saab laenata või sellist, et sama hea, kui sa teed suitsu ja kogu aeg keegi küsib suitsu ja midagi sellist. aga ma ei tea ka, eks, et harva küsitakse, aga ikka on seda. Ja kui palju see pump maksab, ma ei tea, 10 euri kuni, ma ei tea, 50 euri kuni sott eur välja muidugi. Aga seal on vahe. Aga jällegi see pole nagu otsene vahelus, aga hea oleks, et sul oleks kõik asjad käes. See on olemas. Ja kui räägime lisavarustusest, muudest, ma ei tea, jubinatest, mis otseselt pole vaja, neid on ka olemas vahesuseks väga palju. Sa saab prillid võtta, teatud andurid, mis mõõdavad sinu kõrgust, kiirust, trajektoori ja nii edasi, eks ju. Siis saab ka erinevad, ma ei tea, pulsikellasi võtta, mis aitavad kaasa, ma ei tea, sinu trenni asju jälgida. Aga mul pole konkreetselt selle lohe jaoks võetud, eks. Aga siia, kui ma nüüd üks hetk ostan vuu, saab tema andmed siia panna, et kohe näha, et kui kõrgel hõppasin või mis kiirusel sain kätte ja midagi sellist. Ma rääkisin, ma ei tea, kas prillid on olemas, eks, spetsiaalselt lohe jaoks. On olemas mingisugused kreemid, eks ju. Siin on olemas erinevad asjad, kas näiteks kalipsu ja asju pesta ja nii edasi. Ehk siis kõik need ei ole väga vajalikud, aga kogu aeg võite osta, eks. No sama näiteks kotid, kuhu märjad asjad panna ja kinni panna, et mugavam oleks koju viia. Et neid asju peaks kuivatama ja siis need erinevad asjad, ma ei tea, riidepuud, mis on lohe jaoks, kus saab asjad mugavalt kuivama panna. Olemas ka kuivatus, mingised ventilaatorid, asjad, mis kuivatavad seda, et kiiremini lohe kalips oleks kuivem, näiteks täna sõitsid ja homme tahad uuesti minna sõitma. Märgad kalipsed tõmmata peale pole eriti meeldiv ja võimalik ka selliseid asju osta. Aga jällegi, kõik see on väga vajalik. Peaaegu oleks unustanud, üks tähtis asi on ka kiiver. Kiiver on ikka see asi, mis hoiab teie pead, et palju surfarid sõidavad ilma kiivrita, palju osad sõidavad kiivritega. Mina ka nagu kord kiivri, kord ilma, ma ei tea, ma pole endale selgeks väga teinud, et kui õige seda kasutada on. Kuna ma seletan miks, et on sellised teooriad, et kui paned kiivri pähe ja tekitab selle, kui seda pea on raskem ja kui kukud, siis ta teatud kiirusega kukud, tekitab, ma ei tea, see suurema löögi, ja tõmbab kaela ära, No ehk siis ma usun, et füüsikat olete õppinud, et teatud kiirusega ja kui kehamass on suurem, siis jõud on seal pärast tugevam ja edasi, eks ju. Siis ongi selline teooria, et kiiver pole kogu aeg kõige parem. Aga jällegi, kui sa sõidad kiivriga, kukud peaga vastu maad, eks ju, mis võib ka juhtuda, eks ju. Siis kiiver ikkagi sind päästab ja näiteks, et keegi sõidab mingi lauaga sulle pähe või sa oled kuigi lainetes ja näiteks laua kautasid kuhugi ära ja siis laine tuleb koos lauaga sulle nagu vastu pead, siis selle lauaga pole väga meeldiv seda pead saada, eriti kui sa oled vees ja sügavas sees, kus jalad ei ulata vastu maad. Usku mind, see pole meeldiv, et ma pole õnneks saanud, loodan ka ei saa, aga siin nagu kiiver aitab, et ehk siis ma ei teagi, mida teile öelda, et mõtlen nii, et pigem kandke kiivrit, aga teage, et on ka seal mingi oht olemas. Võib-olla ma saan sellest asjast natukene valesti aru,
ja teil on infot rohkem selles osas, siis hea meelega ma kuuleks teie arvamust ka kommentaarides. Äkki siis ma teen teise pärast video, kus ma ütlen, et ma olin mul ei olnud õigus. See on nagu loll jutt. Võib-olla ei, mitte. No. Kuidagi nii.
Galaxy.